Hei hei! Näo koorimine näohoolduses on üks erihooldus, mis pida tuleb aeg-ajalt teha, soovitavalt siis kas 2 korda nädalas või 2 korda kuus, kuidas sulle sobib. Ja miks ma räägin sellest Novage'i õrnast näokoorijast, on sellepärast, et sa saad selle kingituseks kaasa, kui sa ostad näoolikapslid. Siis uuenenud meie kuldsed kapslid on uuenenud karbikeses, aga nad on endiselt sellised ilusad kuldsed ja samasuguse koostisega. Siin on siis 6 õli sees ja purgis on 30 kapslikest ja nad on ühed minu lemmikud, millega ma teen siis näomassaaži. Ja nendest ma olen nii palju rääkinud, aga praegu siis tellides sellest kataloogist täna-homme veel saad sa siis selle näokoorija, õrnakoorija tasuta kingiks kaasa. See on päris hea pakkumine ja ma näitan, kuidas seda siis peale kannata. On selline, tal ei ole neid terasid, mis on minu jaoks hästi oluline, sest mina ei tohi väga oma õrna ja kuperoossa nahaga siis väga koorida. Aga see on just selline pehme ensüümide ja hapetega alfa-beta hüdroksühapped olid need vist jah. Et siin õpid igasuguseid keemilisi sõnu ka. Aga paned sellise mõnusa nagu maskikihi näkku, silmaümbrused jätad välja ja ta siis eemaldab õrnalt surnud rakud ja nagu puhastab sügavuti meie nahapinda. Ja lased tal 20 minutit kuskil siis näos olla, toimetada, toimida. Ja pärast pesed maha ja saadki panna näiteks selle õlikapslikese siia otsa ja 20 minutit hoiad, soovitatakse siis 2 korda nädalas, nagu ma ütlesin, ja et sa siis ei tee seda, täna on esmaspäeval ja siis teisipäeval, vaid siis jäta ikka natukene paar päeva vahet ka. Nii et lased hoida ja pärast siis, kui pesed maha, siis selline väike emulgeerimine, nagu paned, niisutad näo uuesti veega ära ja pühid ära. Ja kohe ma näitan sulle, kuidas mina seda teen, ma lasen natukene hoida seda. 20 minutit ja siis pesen maha. No nii, mask on mõnusalt näos olnud ja nüüd ma võtan appi sellise tekstuurse lapikese, riidelapikese, et ma sellega kenasti saan kergemini kätte ja mõnusalt masseerida ka. Ja mis ma ütlen veel selle maski juures, et kui sa hakkad maha võtma, et siis natukene saad koorida, et siin ei ole terakesi sees, et siin just need happe ensüümid toimetavad ja koorivad just seda nagu õrnasti siis. Et mina soovitan seda tõesti teha. Käsnakestega mulle väga ei meeldi need švammikesed, need on vist ka praegu kataloogis olemas, need sellised väikesed ümmargused sellised kosmeetilised švammikesed, millega nagu pesta. Mina siis toimetan sellise, selle võid võtta ka, kas mingi froteerätiku otsa või riba, et väga mõnus, sa saad aru, kui sa proovid neid maske maha pesta, siis see on niisugune hea.
ja abiline. No pattidega ka saab, aga see on sellisest materjalist, mida saad ka siis mõnusalt ära pesta pärast, triikida, kui tahad ja nii edasi. Et nende švammikestega on see häda, et ma ei tea, kui kiiresti sa neid vahetada jaksad ja tahad. Ja siis kuivatad ära. Ja õlikapslike läheb siia siis otsa. Tegelikult veel silmaümbruskreemi panen ma ka. Ja siis õlikapsel siia otsa. Ja ära siis unusta, et see piil tuleb siis nendele õlikapslite tellijatele kingituseks kaasa. Mõnusat kasutamist ja kui on küsimusi, palun küsimusi.